6. käik. Tervist! Kaljurand ja Poom on Delfi maja 4. korruse stuudios, räägime millest muust kui rallist. Ja eks täna, ma mõtlesin, teed siis väikselt koduvile, et räägiks sellistest Eesti linnadest, et mul on raks asja alustus, et ma ise emapoolne suguvõsa on Keilast, kus on pärit Patrik Jenot, isapoolne suguvõsa põhimõtteliselt Kadrirast, kust on pärit Jaspar Vaher, saad aru? Sealt, kust Eigo tuleb ikka kiirete veeste linnast. Sa oled täiesti õigesse kohta sattunud siia spordiajakirjandusse. No õige, minu ajal tõid see töllatab muidugi, nüüd noored on ikka äged, et teevad ikka õiget asja. Aga peamine teema saate teises pooles on loomulikult Jaapani ralli, Foorum 8 Jaapani ralli siis täpsemalt, aga ma arvan, kuna see Vaheri tehtu seal Bauhaus Royal Rally of Scandinavia 2026 EM sarja etapp, mis see Vaher tegi seal, see oli ikkagi ju selline, et see võttis kogu sellise ralli meedia täiesti üle, ses mõttes, et meest oli ikka nii paudud, et põhimõtteliselt oli 2/3 rallis sõidetud 11 kiiruskatse, siis ma võin lihtsalt selle seisu ette luua, mis selle hetkel oli. Et esimene Jaspar Vaher, siis selline ja siis oli 10 sekundit edasi tulid teised, ehk siis Teemu Suninen, kes loodab pääseda ralli ühte tagasi, Mikko Heikkila, kiire mees alati, Isak Ryerson, rootslane koduradad ja siis selline tundmatu mees nagu Martin Sest oli alles 5. Okei, edasi Vaher sõiduaps, eks ole, sõitis välja, ralli jäi selles mõttes katki, aga mis toimub? Kuidas see on reaalne? See mõttes, täiesti ulme. Ma võin teha hoopis teistmoodi küsimused või teistmoodi ka selle, et tegelikult on jumalast kahju, et Jaan Martinson kirjutab vähem, et praegu vaata, mingid Kaspar Ruusid ja minusugused, me teeme sellised normaalsed ettevaatlike pealgi, rallitalent. Oleks Jaan Martinson igapäevase tööl, siis oleks juba järgmine Sebastian Lööb, hüüumärk, noor talent tuleb, et räägis mul 2 asja, et kuidas see Vaher nüüd nii hea on ja võid ka jutud üürida sinna, et kuidas me üldse sellesse suhestuma peaks, mis me ootusi, mida me tegema, seal peab hakkama ootusi kontrollima varsti. Ja. Tere lõunat minu poolt ka. Pean ausalt ütlema minu jaoks samasugune, selles mõttes üllatus, et ta lihtsalt nagu valitses sisuliselt. Et ilmselgelt me nende juba sõidetud rallide põhjal saime aru, kus kiirus on. Väga kiire on. Aga kui sa sõidad vastu ikkagi meeste vastu, kes on ralli 1 kogemusega, aastaid kogemusi, Karlstadi teede peal sõidetud talvel, suvel, nad teavad, mida nad teevad, kuidas sõita, aina. Ja Jaspar siis tuleb ja nagu lajatab. Ülikeeruline aru saada, et kus see tuleb. Ma selles mõttes tahtsin nagu võib-olla esimene mõte tuleb see, et tõmmata natuke paralleeli võib-olla sellega, kui Georg Linnamäe ralli 2 autos istus, et oli ka mingi tempo oli olemas ralli 4-ga, aga siis, kui sai sellesse ralli 2 autos istud, siis kuidagi järsku nagu klikkis. Kõik langes kokku, kõik sobis, kõik oli hästi. Jaspar muidugi on ralli 4-ga ka väga kiire olnud, on ju. Vaheri puhul, minust ongi see, et ta on seni minust igal pool neid ootusi ületanud. Igal ta läheb mingi ralli 4, ootamatult kiire, teeb järgmise sammu, ikka on kiire. Just. Nüüd on see, et ralli 2, anname tal paar aastat aega, et on seal Toyota süsteemis, anname aega ja vend istub sinna, puum, tõmban Suninenile ära. No selles mõttes võib-olla jõuame selle loogikaga siis sinna, et ega Jaspar on istunud ralliautos eluaastast, ma pakun puusalt kuskil 7-8, et võib-olla tekib selline sarnane paralleel võib-olla Kalle Rovamperaga, kes 4-5 aastaselt küttis järadasid. Et lihtsalt see maailm on nagu nii selge ja nüüd, kui selles mõttes kogu pakett on koos, on ju, varasemalt ikkagi ju neil on selline kodumeeskond olnud, et isa putitab autot ja kui Jaspar jälle kuhugi kümpi küttis sellega, siis oli nagu, Jaspar nagu kõrvalt kõike nägi ja koos ilmselt möllasid ja tegid ja ülitubli isa ka tal, et jaksu ikkagi siiamaani nagu seda värki vedada oli. Et nüüd on ta kohas, kus tema töö on tulla kohale. Ilmselt ta ei pea isegi kiivrit ja kombed kaasa võtma, sest need on ka meeskonna poolt ära pestud ja kohale toodud. Ma ei oska öelda, see on nii lahe. See on täiesti, võib-olla seda nagu Eesti ralli nii-öelda maailmas, me ei ole Eestis näinud seda. Et kui me võtame ka, kuidas Ott oli, et okei, Ott siin kodus domineeris ja pani rajusi aegasi oma golfiga, aga võib-olla me ei näinud nagu täiesti raju sellist nagu domineerimist ikkagi kogu aeg.
või nii-öelda nii algses faasis, kui mindi uue masinaklassi näiteks, siis Jaspar tegelikult nagu müstika teeb seda. Ma selles isad, mul meeldus, et kui oli 2023 Rally Estonia, siis ma isegi käisin seal videot tegemas, kuidas nad seal olid. Mul oli vist pealkiri, ma nüüd otsin, et see oli Traubit, Paps ja paar mehaanikut. Ja see oligi selline, selles mõttes Jaspar 16 see tõenäoliselt on. Oligi ülisümpaatne, et seal olid isa asjatas seal, et justkui mingi paar peretuttavad tegelesid autoga, ema tegi süüa, oligi selline, et selline heas mõttes nagu pere asi oli see, et aitame seda rutti, see noor väike rutt, siis ta oli selline päris tagasihoidlik ja veel, ja nüüd ongi, vähem kui 3 aastat möödas, ja nüüd me selles samast, heas mõttes põlve otsas tehtud asjas, nüüd on selline ongi Toyota süsteemis. Paar aastat tagasi, kui Jaspar läks minu meelest oma debüüti ERC-s tegema Fiesta Rally 4-ga, siis ma läksin talle appi Liepajasse ja sõitsin koos ta emaga sinna ja siis ta ema natuke kurtis selles mõttes, et Jaspar hakkab kooli vaata varsti lõpetama. Ja siis nagu kui küsid, et mis siis edasi saab või nii saame arutada perekeskis, et kuhu ülikooli midagi, siis Jaspar ütles, et ei, mis asja, mul ei ole mingit plaan B, vaata, mul on plaan A ainult, et ma olen rallisõit. Õige, see on õige. Ei, ma ütlen, et kodu see, selles, et ratjastamine, sellest on kahju, et seal kuulus Peep Spahvs oli kohal, siis Pahv uuris, et kas see nagu katkestamine tekitas masendust. Ei tulnud katkestust ju tegelikult. Selles mõttes, laias laastus ütleme tulemuse mõttes, et selles loomulikult jah, et üritasin päris palju arvan, neil tuli päris okeilt välja, et midagi halba ei saa öelda, sain aru, et olen suhteliselt piir peal juba. Mis on aus, mul meelib see osa kiirust on, aga kui stabiilsus pole, on sellest vähe kasu. Et ma arvan, et seal need mentorid, kes seal kõrval tal on, mis on jälle ülioluline, eks ole, et ongi see, et selline mõnus, heas mõttes 2 jalane maa peal jutt, ei ole see, et let's go, et ma olen nüüd nii kiire mees, et vaadake kõik, vaid ongi see, et et stabiilsust läheb ka vaja kiirusele. Ja tead, mis tegelikult nagu üli palju kasuks talle praegu mängib. Vaata, ta on Toyota programmis ja kui me võime võtta me võime kuigi palju tuua siia näiteks paralleeli, ma ei tea, Oliver Solbergiga selles mõttes, et Oliver on oma kiirust näidanud Rally 1, tal on see koht garanteeritud, ta võib järgmised 5 rallit ka võssa selle auto jätta. Kõik teavad ta kiirust Toyotas ja teda ei visata üle parda, oodatakse, kuni see stabiilsus tuleb, siis tegelikult mulle tundub, et Jaspariga on sama teema. Need järeltulijad seal Jaapani poisid saavad niimoodi kotti, keegi viitsi jälgidagi neid, vaadatakse, davai Jaspar, juhtub, vahet ei ole, me teame su kiirust, me pushime nii kaua, kuni stabiilsus on ka olemas ja me saame suurde autosse sind panna või suurde masinaklassi sõitma MM-i, et ta vaikselt lähme, et ta on nagu nii väga-väga heas positsioonis praegu mulle tundub, kus tegelikult on ta oma töö justkui nagu juba ära teinud, tõestanud oma kiirust. Ja let's go, siin pole mingit seda küsimust, et nagu kas me peaks Jaspariga jätkama või mitte. Jah, seal on see oht, et ära ei saanud. Lihtsalt katsete kaupa siis ajad. Esimene, 4., esimene, 2., 3., 4., see on sulgudes läks ref. Esimene, 4., siis oli 5., see oli siis hommikul katse, ta ütles finišis ka oli liiga taatlik. 2., esimene ja siis tuli see välja sõita, siis tulid seal veel, sõitis veel edasi, aga las olla, et olid okkeid ajad ikkagi, et ei olnud juhus, selles mõttes ei olnud see, et sul tutvusid mingi 7 venda eest ära ja ta tuli seal 5. aegadega, vaid ta oligi kiire. Et oligi, ei, loomulikult oligi. Et kui Teemu Suninen sisuliselt vastu ei saa, ei suuda 10 sekundit tagasi sõita, siis see näitab midagi. Teemu on, ma arvan, nagu kogu rallimaailma Rally 2 tipp. Ma teen katsilist küsimust. Toyota, oletame su nimi oleks Roland Poomonen, siis seal peab soodana. Roland Poomonen, mida teha nüüd vaheriga, et mis rallisid anda, kas sa lased seda juba WRC2 sõitma, mingil määral ikka ju. Et kas sa natukene vaataks selle programmi üle, mida sa teed selle hooajal, et mingi loogika hakkab nüüd võib-olla tekkima, et see hetk, kus ta hakkab WRC2 arvestus sõitma, vahet ole, mis ta järgmine aasta on pigem nagu lähemal kui kaugel, et kas juba peaks hakkama sinna neid legende kirjutama, tutvuma, et oleks järgmine aasta lihtsam. Või? Jaa, aga ta juba ju on ka käinud. On. Ja, et selles mõttes ma arvan, et see loogika peab väga hästi paika, et see aasta on tal Eesti ja Soome vähemalt saab sellise mingisuguse mõtte paika, kuidas asi käib ja saab sellest maailmast aru paremini ja sisuliselt järgmine aasta ju ei tohiks olla küsimust, kas panna ta täithooaega WRC2 sõitma või mitte, et ma arvan, ta on sõitjana selleks valmis ja kui veel võib-olla hooaja alguses võis arvata, et vajab sellist võib-olla rohkem kui sellist ühte hooaega, sellist
korraliku programmiga, aga väiksematel võistlustel siis praegu ütleks küll, et ei ole põhjust teda nii-öelda koduteedel hoida. Ja nüüd sina kui endine tippsportlane, kuidas me peaks meediast käituma? Ja selles mõttes tegelikult on keeruline, meil on alati meedia süüdi, lõppeks on alati kuradi meedia, eks ole, kui vaher kuskil, ma arvan, järgmine ralli tule välja, siis meedia pani pinged peale, see on alati ükskõik isegi, kui meedia ei kirjutanud, see on see alati on meedia süüdi. Siin on ühiskondlik ootus, meil on see ralli on selles mõttes raske ala, ma arvan, noortele inimestele, et kui meil on nii tugev 10 võistleja, eks ole, keegi ei oota, aga meil on selline suur ootus rallis. Ja see on see asi, neid pingeid ei taha mitte keegi panna selle ruti õlgada, see oleks ebaaus, see oleks inimese suhtes ilmselgelt ebaaus. Samas me ei saa maha vaikida seda, et ta ongi talendikas, selles mõttes, et ta ongi talendikas, ma ei teagi, kuidas Kaspar Ruusk, kui kirjutad temast, mida me ütlema peaks, kuidas me seda ootusse, sina endise sportlased või ma ütleks oma poolt, et ootuste panemine ei ole kunagi probleem. Pigem põrumise korral nii-öelda maha tampimine on probleem. Et kui sellest saada nii-öelda kajastada mõistlikult ja arusaadavalt, arvestades mehe kogemust, siis on kõik hästi, kui see osa klapib, et see mingid pingeid kuskil ei tekita ja juba võib-olla pinget sõitja ja meedia vahel on ju. Et ta sooviks jätkuvalt ikkagi aru anda, ütleme siis nii. Aga ma arvan, selline ühiskondlikult pinge peale panemine või ootuste seadmine on täiesti okei ja peabki olema. Pääsinud päris hulluks mind ja lõpuks siis Vaher tegi apsu. Ma ei tea, mis seal oli, et see oli nii väike, selles mõttes hästi rumal koht, kus tegelikult tõenäoliselt mingi rööpas natukene haakis vasaku esimese liiga sisse, saba läks lohisema ja kurv oli piisavalt lühike, et ei olnud aega nii-öelda seda ootama jääda, et see saba teele tagasi tuleks, ja läks nii-öelda pool spinni ja see pool spinn siis päädis sellega, et tagaotsaga puusse rattad kõik sirged, esiots ju terve, et esimese hooga autost välja ja mõte oli see, et on katkestatud ja ilmselt peale meeskonnaga suhtus. Ma eeldan, et meeskond vaatas laivi, ütles, kuulge, poisid, hüppake autosse, pill ju visuaalselt terve, et kui rattad on sirged, pange edasi. Ja siis Suninenil oli tekkis häda, et lõpuks selle esikolmik oli siis Heikila, Sesks ja Reierson. Et Sesksi aeglus osit üllatavada, tal paneme sinna tärni juurde, et ta sõidab nende MRF-idega näiteks. See on alati see, võib-olla see on kõva lotto, et mis need endast kujutab. Ja MRF ja ma saan aru, et aasta aega ta pole selle ralli 2 sõitud, et seega kuigi palju võib-olla võtab aega, aga ma arvan, et selle tasemega mees siiski võiks juba sellise 2, 3, 4 katsega võib-olla leida selle vana rütmi kätte. Pigem mõtlen, et Sesksi poolt Sutsu, kehv, ütleme nii siis, et ootasin rohkemat, et pigem selline ikkagi Sunineniga võidusõit oleks võinud toimuda, et kui Vaher oli eest ära, tundub uskumatuna seda öelda, et kui Vaherile järge juba, siis Sunineniga oleks ikka võinud võidusõita. Ja eks see Sessil, tegelikult sellist õnnestumist läheb vaja, me oleme siingi öelnud, et see on täpselt see koht, kus oleks võinud poole minutiga Suninenile kotti tõmmata ja ma olen, mul on oskused olemas, selge korral nii. Toimus ka Suomen Imatra ralli 2026 ja seal siis ei olnud ka kehv konkurents, et seal sõitsid sellise mehed nagu Lauri Joona ja Esa-Pekka Lappi ja Antsi Rütkonen ja Niklas Grönholm, aga võitis ikkagi selline mees nagu let's go Taylor, Patrick Enoch, et okei, Esa-Pekka Lappi kohe seal vist ala esimesel või teisel ratsel, eks ole, tõmmas vist autole katuse ja ta Enoch ja Lauri täitsa sekundis ja Enoch jäi 24 sekundi peal. 2,4. No väga rajuna, et see kuidas, ja need ei ole nagu mingi suurte kogemustega noored kutid, üks on 19 ja teil on 20, et lahe ja see Joonaga võitlus, kes on ka ju WRC 2 mees ikkagi eelkõige, et see, kui palju ta sinna Soome ära eksib, see selleks, aga peamiselt ikkagi WRC 2 mees ja kiire WRC 2 mees, et sekundis võidelda ja võtta see ära, megatöö. Seal ongi, et seal poole ralli peal oli veel Joon oli ees, 8 kiiruskatset, see on lühem asi ka. Aga siis 2 kiiruskatsel Enoch otsustas ära, et ta lõpuks jäi sinna natukene jäi viimaseks kiiruskatseks jäi selles mõttes heas mõttes varu ka, et ta tegelikult ikkagi ei olnud, taaskord ei saa öelda, et
Eesapet ja Lappi katkestas tema ralli katsaid oleks tahtnud näha, et see oleks ka põnev olnud. Enokiga on see muidugi, et nüüd kui Jasparil on oma nii-öelda kindel koht olemas, on ju Jürgensonil on oma kindel koht olemas, et Virvesel on oma kindel koht olemas, siis Enok on praegu see nii-öelda kuskil otsimas ja ootamas ja lootmas oma mingisugust sellist head uudist, et kuskilt tuleks või keegi teda nii-öelda, kindlasti on märgatud, ma ei saa öelda, et keegi teda märkaks, aga ma arvan, et ma väga loodan, et see ikkagi ühel hetkel tuleb, ma nüüd ei kujuta ette, et kuhu ta nagu mahuks, on ju. Et mingi loogika, eks ole, on ikkagi see, et mingi selline EM-sarjas olev tiim või siis Rally 2-s olev tiim näeb, et see mees on nii kiire, et me võtame ta ära. EM tunduks nagu kõige loogilisem, sest kas või võtame selle MRF-i, kes paneb oma meeskonnaga ja lõput hulk sõitjad keeselt läbi. Ja et miks mitte MRF-i all EM-i panna, aga see ilmselt ei ole ka nagu pikaajaliselt tema nagu eesmärk, et kui sihtida just MM-i, siis vaatame, tuleb Rally Estonia. Kõike võib juhtuda, kui suudab siin domineerida, kui suudab võib-olla vaheriiga võidu sõita või edestada teda, mine tea, kõik uksed võivad lahti minna, et ootame, loodame, väga-väga tahaks, et Enokil ka ikkagi see miski tuleks, mis viiks temaga MM-sarja nii-öelda täishooaja mahuga. Eks ta on selles mõttes muidugi Enoki puhul, tema on küll kõik ära teinud, et ta on olnud järjest kiire, tegelikult on ju teist aastat järjest, et kui me vaatame siin, mis siin on, eks ole, eelmine aasta lõpetas Seinajordil teise kohada, eks ole, siin oli siis Sorsa Riihimägi, seal oli 3, nüüd Imatras esimene, Artit Lapland, eks seal oli mingi hädane, seal ei tulnud nii kõrge koht, oli 8, aga ma ütlen, et seal ta vist oli lumeanges ka vahepeal, kui ma just mäletan. Et seal oli jama, aga ma ütlen, et viimasest 4 rallist SM-is on ta olnud esikohaitluses laias laastus, et päris ulme, et ei saa öelda, et ta midagi tegemata oleks jätnud. Ja see muidugi, et ta on ikkagi Soomes sprintspordis, kusjuures ise valmistab oma autot ette ülikõva, ja ikkagi, et mingisugune sidusus sellel meeskonnal ju Jari-Matti Latval on omanik sellel meeskonnal, et nii-öelda justkui on mingi kaudne connection Toyotaga ka, aga Toyota, ütleme see pink ei ole ka lõputult pikk, et võib kõiki sinna kutsuda ja tuua, et vaatame, põnev, ma väga-väga, nagu ma ütlesin ka, et loodan, et ta leiab enda selle nii-öelda meeskonna, kelle abil jõuda MM-ile täishooaega tegema. Jah, meil ei ole sellist, nagu on iirlastel on kes iganes Rick Urbani kats, mul on kats siin toredat tiirikott, et pande selle M-spordiga. Ma tahaks seal rallit vaadata. Et pande selle ralli ühed, et meil ei ole sellist, ma ei taha nagu vastandada, aga vaata nüüd Bolt läks näiteks, eks ole, selle Aroni sponsoriks, mis on arusaadav, vormel 1 on 100 korda suurem sport kui ralli, eks ole, maailma mõistes. Vaata, samas oleks ägelu selline mingi selline ettevõte või rahvusvaheline ettevõte, et me tahad, ma ei tea, selline Oleg Ross, vaata, lihtsalt mingi vend, kellel on nagu, praegu see rall on nii kallis, et võiks olla mingi selline vend, kuule, et ma nüüd teeme siis kõva Eesti tiimi ja paneme, vahet ei ole, et paneme rahad alla, et viime selle Enoki tipp ära ja let's go, et aga majandus on selline, nagu ta on. Reformierakond, ja viid selle riigi, ma lihtsalt tegin kuulejad, kes siin on sellised, tegin nende eest ära. Okei. Ma loen kommentaare, ma ju näen, mis seal toimub. Et see ei olnud sinu poliitiline vaade, vaid see oli puhas kommentaariumi. See oli, ma edastasin kommentaariumit, et nali oli see, et rõhutab. Tänaval kõik kipuvad solvuma, peab ütlema nali. Nii, 3. saatest läbi, eestlased ära räägitud, kõik äge, aina rohkem ootab juba Delfi Rally Estoniat, aga enne seda Foorum 8, Rally Jaapan, 2002 alates võitnud selle Thierry Neuville, Hyundai, Elfin Evans Toyota, Sebastian Ogier Toyota. Ja lähme siis olukorras rallile vastu, et Evans 123 punkti, Ratsuta 111, Solberg 92, ja Adrian Fourmeau 79, et üsna Toyotane see asi on, aga meil on ju alati üks mees, kes on nii optimistlik, et ta ju läheb, kõik on alati hästi ja see on loomulikult mina või? Ei, Wheatley, kuulus Hyundai mees Wheatley, kes pole veel kunagi öelnud, et nende seis ei ole läinud paremaks ja nad lähevad võitma, siis Wheatley ütles, et
möönis, et võidu nimel võitlemiseks oleks vaja imet. Aha, okei. Ja ta ütles, et tugev tulemus oleks Toyotade seas lõpetada ja poodiumid vahest võidelda. Jaa. Saad aru, see mees, kes pole iial öelnud, et meil võib-olla on raske, me lähme võitlema, oleme teinud nii palju tööd, et me lähme esikoha järgi ja me arvan, me oleme esikohas ja kõik on hästi ja meeskond suurepärane. Ise tema ütleb, kuule, et me ei suuda võita seda rallit, et võtab rahulikult. See on nii halb märk, Jaa, ütleme võidu peale on tõesti nagu ikka väga keeruline siin minna, et kui me vaatame statistikale otsa, siis küll jaa, ega Hyundai, me ei saa öelda, et nüüd maailma kõige kehvem oleks olnud, aga see on ka nüüd natuke aeg, millal Jaapani ralli toimub, on teine. See tähendab vähem lehti, vähem märgust, ehk sarnaneb rohkem kanaarid. See on see sõimusõna rallil. Sõimusõna kanaarid. Et jaa, just, et see võibolla märg keerulised olud on just kui nagu äkki Hyundaile kohati võibolla paremini klappinud asfaldiralli puhul on ju, et see vahe Toyotaga on väiksem. Nüüd eelduslikult, et see ralli võiks olla ikkagi pigem puhas, pigem kuivapoolne. Kindlasti on seal katseid, kas või see tunnel, ei tule meelde, mis tunnel. Isegami tunnel, jah. Et see on küll katse, kus see toimub seal puude all ja kindlasti niiskust ja värki palju. Seal isegi nagu minust murru kasvas keset teed kohati välja. Et mingisuguste selliste erinevustega pigem ta ikkagi jääb kuivapoolseks tõenäoliselt. Mis tähendab, et Hyundal saab olema väga keeruline. Aga ma ei tahaks öelda seda, et poodium ei ole võimalik võtta. Ja eelkõige just sellepärast, et kui me vaatame ka näiteks, võtame selle eelmise aasta ralli ette. Lõpptulemustes Ogier, Evans, Bajari. Tänak, ja Ogier, Evans võitlesid 11,6 sekundi nende vahel, Bajar juba 2,16 ja ebaõnnestuid päris palju. Aga siis ta oli sügisene märg ralli, et seal ongi natuke see teadmatus, mis teeb selle põnevaks. Loeme siis ette, kes seal võistlevad, eks ole, Toyotal on 5 sõiti on Senor Dogier kaasas, muidu Nicky Evans, Katsuta, Bajari, Solbert Norvik ja Hyundail Fourmont Neuville kõrval on Padon ja M-Sport siis saatis 2 Iirimaa võtti, Johnny ja Joshi. Et teil oli valik, oli suur küll, aga siiski 2 Iirimaa võtti. Jah, et selles mõttes ei midagi liialt põnevat. Ootuspärane kõik. Jaa, pigem ootuspärane. Ma ei oskagi selles mõttes nagu võib-olla siis, kui me Hyundai vaates praegu hakkame seda minema, siis 24 aasta meenub kohe Oti ja Neville'i võitlus on ju, mis oli päris äge. Tundub, et nagu mõlemad tulid seal suht piiri peal nendega. Fourmont iseenesest Hyundai'ga seal kuigi hästi esinenud ei ole, on ju. Aga mine tea, selles mõttes, et ma arvan, et Fourmont on nagu kohas, kus pigem võib-olla olekski see koht, kus ta on nagu mentaliteedilt see, et lähme ikkagi võitma alati, vaata isegi oma Hyundai'ga, et vahet ei ole, et see auto ei sõida, lähme ikka võitma. Et me sõidame veel jätkuvalt tiitli peale. Et võib-olla nagu on koht, kus proovida natuke taktikat hakata tegema, et vaadata, kuidas seal ees minema hakkab, kui juba hakkab juhtuma, on ju kellegil midagi, jälle see Isegami tunneli katse pole olnud aastat, kus seal mitu autot katkestanud ei oleks ees otsas. Ma ei tea, kui Tani Sordo maha põles, Fourmont isegi seal samal rallil, seal samas Sordo juures minu meelest käkkis ära, Katsuta käkkinud ära seal, ühesõnaga seal on nagu lõputu hulk erroreid olnud sõitjatel, et võib-olla nii-öelda olla seal samm maas küll, aga jälgida olukord on ju, et tegelikult ma arvan, see poodiumi koht võiks olla strateegiliselt võttes täiesti tehta. Aga teeme esimene poodiumi ennustus. Kas Toyota võtab kolmikvõidu? Ehk see küsimus on see, et kas sa nagu ennustama pead avalikult. Me teame küll su ennustusi üldiselt. Okei. Juhtub kõik vastupidiselt, aga päriselt ennustama peaks, kas sa arvad, et Toyota võtab kolmikvõidu, siis mina ütleks, et ma arvan küll, jah. Ma arvan küll, aga kui jälle nagu põnevust luua, siis ma pean ütlema midagi muud. Ma mõtlen, et see... Aga jaa, ei, loomulikult ma pigem julgeks panustada kolmikvõidule ja ma arvan, et Toyota ise prooviks panustada sellele, et tahaks viisikvõitu saada sealt Jaapanist. Annaks jumal selle eest. Ja, aga ei, tegelikult pigem ma millegipärast jälle nagu tahaks, vähemalt ma loodan nagu iga kord jälle ma loodan tõenäoliselt nii ei lähe jälle nagu ma loodan, aga ma loodan ikkagi, et üks Hyundai'dest suudab seal poodiumi mängus olla mängu ilu mõttes juba, et jah, aga puhas ennustus kahjuks mitte. Ja ega ei ole, et teeme siis
teise võib-olla ennustusrubriigi ära, et kelle sa võitjaks paneks, et kelle Toyotade sellest väest, et kas Solberg, Ogier, Evans oleks siis see loogiline valik, et noh, ma arvan, et nüüd Katsuta äkki vajub. See oleks raju, kui ta läheb praegult. See oleks raju, kui ta läheks puhta sõiduga üritaks hakata võitu. Mis muidugi oleks nagu võimatu, jälle kui me võtame vist üle-eelmise aasta äkki, kui eelmine aasta ta ju ei sõitnudki või? Sõitis ikka. Mingi aasta ta vist tõsteti pingile või? Ta katkestas minu meelest, ei olnud. Minu meelest pingile tõsteti 2024 siis mitte Jaapanis, vaid oli... Okei, minu jama. Ühesõnaga, et ühesõnaga ta oli splittides nagu väga rajult üle. Seal oli splittid, kus ta pani mingi 10 sekiga teistele. Et tal see tempo on olemas, aga küsimus on see, kas nagu on koht, kus minna seda nüüd tegema või mitte. Selles mõttes ma pigem ikkagi julgeks praegu panustada Ogieri Evansi võidu peale minekule Solberg. Ma loodaks, et Solberg ikkagi selle restardi on ära teinud, vaata, mida ta rääkinud on hooaja algusest peale, pärast Montet hakkas ta restarti tegema ja restart siiamaani on ebaõnnestunud minu meelest, et ta küll selle hiire kursoriga on sinna restardi nupuni jõudnud, aga enterit pole ära vajutanud, et äkki ikkagi, sest vigasi ja probleeme on liiga palju, et mõistlik oleks võib-olla ikkagi lõpuks ometi see samm tagasi teha, mida ta proovib kogu aeg teha. Mis tõttu Evans, Ogier võiksid olla ikkagi tiitlipretendendid. Vaata, eelmine aasta, mis siis juhtus, oli Katsuta oli üks 3 esikoha eest võitlejast. Oli see Ogier, Evans ja see Katsuta olid seal laias laastus 5 sekundises, et oligi 3 meest olid räidelt üle. See oli... Ma ei tõenäoliselt mäletad, et oli see mingi kuskil käisid rahva eest läbi sealt, kus olid need, mis iganes barjäärid, need ta vaata rajult sõitis sisse sinna, mingi täitsa lollis kohas ja siis äkki roolivõimud asjad läksid, et see on mingi loll laps selline rahva ees lasi, et sinna läks esikohaitus, aga ma ütlen eelmine hooaeg oli siis poole ralli pealt olid Ogier Evans Katsuta 5 sekundises, et tegelikult oli jõhtar põnev. Aga tead, ma panen oma pakkumise, et Evans ikkagi läheb vormistama. Olgugi, et ta vaata vahepeal tegelikult rääkis sellest, et kas ta oleks mõistlik üldse siin maksimumpunkte minna võtma, et Kruusa hooaeg ootab ees. Ja kas on mõistlik olla siis sarja liider enne Kruusa nii-öelda hooaega, et hakkab oma korda siis sealt punkte ära andma nii-öelda esimesena startides, on ju. Aga ma arvan, et see loogika selles mõttes on nagu lihtsalt tore rääkida, aga alati tuleb võtta maksimumpunktid, et mida võtta annab seega Evansit. Mina panustaks Evansi võidule. Ta on nagu seal väga heald. Ta on väga hea seal olnud ja tundub, et isegi võib-olla nagu võiks kuidagi, äkki isegi sobib rohkem kui Ogierile, et Ogier on lihtsalt puhtalt kogemuse pealt sõitja, kes sõidab igal pool kiiresti, aga tundub, et mugavam ja meeldivam rohkem on Evansile see ralli ikkagi olnud ja äkki kuidagi oludega kohaneb ka seal kohe ära, et minu pakkumine selline. Jaa, mina ütlen, ma ütlen, mida MM-sari vajab, Solbergi võit. Jaa, muidugi. Et see vahe on nüüd jälle 30+, ei 30 29 vist. Et ma ütlen, et kui see vahe läheb sinna 40 peale, just selle Solbergiga, Katsuta, ma ei tea. Katsuta vajub ära niikuinii. Ei, vaatame seda asja. Katsuta on reiki ootus ületud. Kui Katsuta on peale Soome rallit ka 10 punkti Evans, siis ma tunnistan, et jah, ma olen eksinud. Isegi Roland Poom on valmis. Ma ei usu, et ta veab hooaja lõpuni ära, sest siin on ikkagi see Kruusa hooaeg. Need rallid, kus ta tegelikult see hooaja algus on tema jaoks alati olnud ju kõige parem. Kõige tugevamad rallid. Ja praegu on need tulemused ära vormistatud, aga me teame, mis siin hooajal ees ootab, et need ei ole tema rallid, mis tulemas on. Et õiges jah, et Solbergi suurt õnnestumist hirmsasti läheb vaja. Hirmsasti, et saab selle vana, seal on selline lugu sees, et on meil üks, ma ei tea, 15 aastat sõitnud tipus mees, kes vääriks seda tiitlit ja siis noor pakkutäis vend, kes iga ralli käib väljas ja nutab ja on ja teeb, et seal on see mõnusad vastandus ka olemas. Aga näis.
aga ma ütlen, et kuna... Ja ma lisan selle veel ka, et minu meelest sellest on nagu nii palju juba räägitud, et nagu kuidas need kaks meest näiteks siis ka, või võrdluses praegu Evansiga, et nagu seda PR-i teevad, et kui Evans läheb pärast võidusõitu koju oma rattaga mägedesse sõitma jälle oma nägu isegi kohaliku poodi ei näita, siis Ožeerik või see Solbergiga nagu elab, näitab välja, näitab, kus käib, joob väikse pildi. Võtab isegi selliseid mehi nagu Kaspar Ruus enda juurde külla, mõistad sa, et lugege kõik kohe varsti, et see on see rahvamees. Võtab pindi õllet Inglismaal pubist ja teeb story sellest ja ühesõnaga rahvamees, et inimesed suhestuvad sellega ja seda oleks vaja muidugi. M-spordist tahan midagigi öelda, ei taha vist. No tore, või... M-spordist tead, räägime hoopis M-spordi puhul Jürgensonist. Jaa, võtame siis selle ralli WRC2 õigemini nimekirja kätte. Neid masinaid on seal kohal vähe, seal on mitu välismaalast on kohal. Küsid minu käest? Mitu ralli jats, isegi mitte WRC2 arvestus, Jürgenson ei sõida punktidele, et siis nimetame seda siis ralli jats autos, mitu välismaalast istub. Ma ei tea, ma ei ole vaadanud, aga ma ütlen sulle arvuks 4. Ikka on 6, seal on Riasin, Gasson, Lindholm, Jürgenson, ja siis on Rats Paraguaymeest, Diego Dominguez ja Andrea Varga. Et üsna väga hõre. Siis on unnid neid kõik need Toyota on 6 jaapanlast, 5 jaapanlast on Toyotada. Seal ju Yamamoto, Taraid, Norihito Tatsuta ja need, ma ütlen, et ülihõre konkurents, et Ratstist auto, me vahest räägime Rally Estonia, võiks olla neid rallikahtasid rohkem, et kuidagi kõik lähevad otse Soome, et siia Eestist ei viitsi läbi tulla. Ja siis see, mis seal toimub, on ikka karm. Et ma saan aru, et Riasin läheb siin, see on siis tiitli. See on see strateegia, ja no Jürgensoni puhul ma arvan, et me peame ikkagi jätkuvalt seda liini ajama, et ettevalmistus järgmiseks aastaks mulle tundub hetkel, et pannakse kõik kaasa, kui juba Jaapanis kohal oldakse. Ja... Seal vist muidugi oli see konts, et mingi hetk ütles, et aasta esimene pool on täis ja aasta teine pool lahtine. Aga võib-olla on muutunud. Yeah. No vaatame, selles mõttes, kui Jaapanis kohal oldakse, siis ma ei näe nagu põhjust, miks ei peaks olema Euroopas kohal enam. Ja no selles mõttes tema läheb jälle sama olukord tegelikult, et kui tal selline kogemust aasta on, siis ega me ei saa sõidu ja kiiruse puhul liiga palju ootama hakata. Eelmiselt rallilt ikkagi nagu näitas oma kiirus ära, kuigi tulemuse mõttes jälle ebaõnnestumine on ju. Et kui ta suudab, minu meelest on ta ikkagi igal rallil, kus ta on startinud, on ta kohati seda kiirust näidanud, mida on nagu vaja, et ta ideaalsetes oludes, kui auto töötab, kõik klapib, me suudame katsevõite võtta, et siis nagu ta on sisuliselt kõikidel rallidel seda suutnud teha või vähemalt top 3 ennast sõita. Siin me kui kuskil nagu tulemust teha, siis oleme ausalt siin, et kui konkurents on ikkagi piisavalt madal. Et ma arvan, et me lepime kokku, et Jaapanis peaks edestama, isegi kui nad seda kodus ja Paraguay mehi peaks ka edestama, ma arvan. Et see mõttes sul on Rasin, Cajon, kes on asfalil kiired, okei. Aga Lindholm, Škoda on seal, ütleme 4. koht on selline, teeme Jaan Martinsoni, on võtta. Ei, kindlasti on võtta. Ja mis siis annaks nagu võib-olla, ühesõnaga tegelikult tulemuseks, ma olen nagu seda meelt, sitta see tulemus. Tahaks lihtsalt näha täpselt seda, mida on see aasta tegelikult tehtud. Ma tean, et ise pole oma hooaega üldse rahul, aga ma vaatan sellest vaatest pigem, et kui ta igal rallil suudab olla kiire mingitel katsetel, siis tegelikult on ta tõestanud seda, et me saame sõita. Ja tahaks Jaapanis ka seda näha, et ta suudab mingitel katsetel vähemalt siis, kas nüüd katsevõitu, aga seal lähedal vähemalt olla. Et siis oleks juba nagu päris hea selline esimene eesmärk täidetud ja teine eesmärk siis võiks olla see kindlasti, et auto tuleks lõpuni ja prooviks ilma superrallita saada. Ja kui ta suudabki seal, ütleme, top 4, miks mitte top 3 on ju võib-olla kellelgi ka seal kellegi ebaõnne ära kasutada või suudabki isegi, võib-olla me ei tea, võib-olla suudabki mõne üle sõita sealt eest 3. Siis on ideaalne juba. See mõttes ikkagi, ma saan aru, et on ralli kallis ala ja tõtta, et selles mõttes, et Dodgesport saatis ainult ühe auto, Lance saatis ainult ühe auto, Renault Ford või M-Sport saadab nii igal pool ainult ühe auto, saatis ainult ühe auto, ja siis Toyota, eks ole, Gasson on ka, Toyota Espanja, eks ole, et kuidagi Printsport, eks ole, on see Yamamoto on Printsport, eks ole, on siin kirjas, et
ma ei tea, kui palju rallimise rahe auto saatmine, kui sa juba ühe saadad, siis minu lolloodik ütleb, et see katseid olla nagu, ei ole nagu nii hind korda katsed või hind korda 1,5. No ilmselt jah, midagi sellist. No jah, selles mõttes, et ütleme Rally 2 pool peaks ikkagi lõpuks hakkama kuskilt juuretasandit peale, et peaksime ikkagi leppima kokku mingid rallid, kus sõidetakse, et jätkuvalt see, et vali, kus tahad sõita, on ikkagi nagu tobena. Et kui meil on nagu reaalselt praegu 4 mees, kes mängus on, kelles siis 3 võtavad punkte või sisuliselt seal, meestes, kes sõidavad nagu rohkem kui 1 ralli aastas kaasa, siis on ikka nagu kurb seis. Ma ütlen, ta on midagi, ma ei tea, mis hea sõna selle rallikaja puhul, ta on midagi ebaaus ka, et sa kui sul raha on, siis sa lähed Jaapanisse ja võtad oma punktid. Jah, Keeniast, sa võtad Keeniast Jaapanist, eks ole, võtad oma... Teed kaitat. Jah. Ja siis, eks ole, siis on mingid rallid, kus sa loed seda nimekirja, kus sa, ma ei tea, paremus 10 mees nime poolest on sul mingi sulinen või selles mõttes mingi haige konkurents, et nagu ei ole nagu aus, mis natuke teeb selle VRC2 nagu sellised show, et oled mees, võtad ära, eks ole, kõik need rallid, kus on konkurents, aga seal nagu eest ta ei näita päris nagu seda, kui Reasin võidab Jaapanis ära ja tuleb VRC2 maailmameistrisse, on ju, samal ajal, eks ole, kuskil keskmistel etappidel, eks ole, ei ole suures konkurentsis, see tundub vale. Aga... Ja, ma selle lisan ka siia, et minu meelest nagu seda faktorit ei tohiks siin nagu hinnata, et okei, kellegile sobib rohkem, võtta, paneme mingid enamus inimesed, siis oleks mingi Euroopa kruusarallid ja mingi, ma ei tea, 3 etappi asfaldit, et ebaaus asfaldispetside puhul. See ei ole nagu see, mis nagu tegelikult teema on minu meelest, et võtame junior WRC. Asfaldispetsid, nagu mida nad peaksid tegema siis? Junior WRC-s üks asfaldietapp. Aga ikkagi tuli Jan Solans võitis ära. Et tuleb siis, kui sa oled sõidumees, küll sa siis õpid sõitma seal kruusal ja lumel ka. Ja nii on. Mis siis veel? Vahepealne vana head rubriik, et mis on vahepealne uudis, kas on midagi saanud targemaks? Alustame suuremast pildist või alustame väiksemast pildist. Alustame millegi kõige tähtsamast. Ott Tänaku tulevik, mis saab? Me räägime Ott Tänaku tulevikust nagu Jaspar Vaheri tulevikust. Seal Toyota vist, ma eeldan, see pressiteade või lihtsalt rääkisid, et seal nii palju kõik Dirtfishid asjad hakkasid siin spekuleerimast, nad tõmbasid, võtame rahulikult, et Ott testib. Ott ise kommenteeriks ka seal, et ma lihtsalt testin autot, see on kõik, okei. Aga ma loen seda esimest osa, mina vaata ridade vahelt luge. Sa oled ajakirjanik, sa oskad. Optimist, vaata. Et pärast seda, kui olin eelmise aasta lõpust saadik mitu kuud autost eemal olnud ja sain kodus väärtuslikku aega veeta, tekkis mul loomulikult soov ralliautosse tagasi istuda. Let's go! Let's go! Saad aru, mees on, ei suuda autost eemal olla. Me võtame, mina loen siit välja kõik see, et ainult testin, mida iganes. Let's go! Mees tahab sõita. Ja, aga mõtlen nüüd seda ka, et kas me oleks oodanud sellest intervjuust midagi, et jaa, me mõtleme küll, et Ott võiks meiega sõita. Mitte iialgi poleks sellist vastust Toyota poolt tuld. Nagu see on mingi suurim saladus neil sõitjate avaldus või mingi hooaja lõpus on ju seal sügisel. No come on. Mis arvad, kas nagu päriselt keegi oleks maikuus öelda, et kuule jaa, et Ott tegelikult nagu võiks ju tulla küll, et kui ta tahaks sõita? Kas ma lihtsalt küsin teistpidi, sina oled ikkagi ka autodega kiiresti sõitnud, et kas selline testimine, kus sa saad selle masinaga sõita ja sa tunned seda naudingut, eks ole. Kas see nagu enam-vähem natukene, ma ei oska nüüd seda sõna, sest ma olen retard, aga ma ei suuda. Ta annab selle tunde kätte, et võib-olla polegi nagu, et see kiirus ja see mõnu, selles on sealt kätte, et see võidu sõitmine kui selline võib-olla ei olegi nii oluline. Et laiast astust, kui sul antaks võimalus sulle, ma teen teistpidi, et sa saad järgmine aasta teha 12 nädalavahetustesti või siis sõita 1 rallivõidu. Niipidi. No okei, siis ma valiks ikkagi testid, aga no selge, no võt. No mis ma ütlen, selles mõttes testis tehakse nagu mingit tööd, võistlusel minnakse seda töövilju nautima siis sisuliselt on ju ja vaatama, kus ollakse, et ega ta seda nii-öelda võistlus ja võitluselementi ju ei anna, et mida ikkagi nagu sportlane tahab saada. Aga kui sa tahad seda naudingut, selle saad testis kätte. Jah, naudingu saab kätte. Seda ma tahtsin. Jah, absoluutselt. Ja siis saad vist oma kalendrit paremini ise sättida, et no selge. Ožee tulevik, teeme siis teises. Ožee tulevik ja Tänaku nii-öelda nautimine võib-olla käivad ka meie optimistide vaates võib-olla käsikäes natuke või? Ožee ütleb jah, et tahab endale
otsuse tegemisel natuke veel aega anda, et ütlesin hiljuti, et seda tsiteerin Ožeed, mitte mina ütlesin hiljuti, Ožee, ütlesin hiljuti, et hetkel tundub, et see võib olla minu viimane hooaeg, aga tahan veel mõtlemisaega, et see mees ka ei suuda ikka ei öelda, vaata. No ei suuda ei öelda, see on ikka, see on pull ju. Vabalt võiks öelda, jah, see on viimane hooaeg ja las jääb ja siis kurat, ma ei saa seda öelda. Ma ei täiesti ei saa seda öelda. Ma arvan, see on nagu Jaan Martinson, kes ei suuda kirjutamisest teemal. Ole kodus pensionil, et ütle, et see on nüüd viimane aasta ja siis ei, siis ta mõtleb, kurat, ma ikka tahan siin kodus ikka kirjutada ja et see on asju, kust ei saa eemal olla. Või nagu Peep Pahv, teeme veel ühe näite, ralli, ta on korvpallitreener ja kui me ei suuda rallidest eemal olla, ikka peab seal Vaheriga tahan rääkida ja tahan seal Erotiga rääkida, tahan kohal räägi, et võiks olla korvpallitreener ainult puhtalt, aga see ralli ja ajakirjad on nii vere sees, ei saa eemale. Jaa, ei no ma ütleme, et minu jaoks on nagu ühel hetkel ka mingi hea maitse piir seal on ju arusaadavalt, sportlasena ka arusaadavalt, ega tundub selline, et kui nagu kätte antakse ega ei tahakski kunagi lõpetada seda lapsepõlve edasi veeretamist, nautida, mängida autodega. Aga ütleme nii, et spordi mõistes ikkagi ma suur Sebastiani nagu austaja ma olen, aga ma ikkagi spordi ilu mõistes sooviks, et see hakkaks lõppema. Ma just praegu mul uitk mõte, et mina näiteks uus promootor, kui mina oleks, siis ma teeks mingi sellise, prooviks teha OL ühe etappi, ma vaatan korraks, mis siin kõige OL võikski kõige ägedam selleks olla. No tegelikult vahet ei ole milline neist. Võtaks ühe sellise etappi, mis on selline enam-vähem kõigile sobilik ja siis ma tooks, et üritaks kõik need lõpetanud vennad, üritaks sinna kohale saada. Ja teeks üldse selline etapp hooajal, kus nad sõidaks, eks ole, et olekski legendid etappi, üritaks lööbi kohale saada, Ožee lõpetanud, tule saada, oletame tänat lõpetab ära, tule saada, paneks sinna bussiks, nagu nii, vaata, nagu meil antakse neil noortele talentidele kuskil autot kätte, mida küll tegelikult ei anta, hüpoteetiliselt on ju. Siis ma teeks ühe sellise, Jaapan näiteks tundub selline koht, et kus võiks olla Toyotal huvi, eks ole, et oleks suurem tähelepanu. Mul oleks see, et on üks etapp, kus on nagu kõik legendid kohal, et te ei pea, ärge sõita suvalistest kohtadest, tulge kõik kokku, et palju sa, kui ma ei tea, Paraguay's oleks sõidad, või oled Jaapanis, oleks lööb ja Ožee mõlemad. No lahe. Ma söö läbi üleval. Absoluutselt. Pool Eestit, pool rallimaailma söö läbi üleval, vaata. Sõitku kas või ralli kahtedega, on ju? Võrdsete pillidega, lihtsalt ühe masinaklassi autodega. Jumal lahe. Kunagi oli, vaata Rally Legends. Käisid kõik koos, Marko käis ka seal ja kõik kässad käisid. Aga see võiks olla nagu... MM ralli raames, on ju? Väga lahe oleks, muidugi. Jumala äge idee. Ralli veel parem, jah? Latvala. Võta mine, anna tuuma, vaata. Lõpp äkki ühe korra võidad lõpust lööbi, vaata. Saaks ära lõpetada, vend saakski olla lõpuks ometi, vaata, et mõlemad on 50, siis ma olen parem kui. No mis tegelikult kindlasti juhtuks. Et jah, mul on vaat promootoril häid ideid alati. Aga kui juba autode jagamisest räägime, äkki korraks Rally Estonia on suht ukses, räägiks korraks sellest ka, et eelmine aasta ju ikkagi suurelt hõigati välja, et üks Eesti noor poiss saab suure autoga sõita. Jah. Mis saab, oled sa kuulnud midagi? Ei, see on hea küsimus. Ma ei ole üldse süvenenud isegi sellest. Kuidagi see üldse pidi olema see aasta ju. Promootor paneb raha alla ja igal pool näeme neid kohalikke noori. Mitu on olnud? No, pole ühtki olnud ja see siis nii-öelda oli nagu promootori poolt juba kinnitatud, et üks Eesti poiss Eestis sõidab. Aga ma ütlen ausalt, täna ma nagu isegi ei suudaks välja mõelda, kes see on, et Jürgenson, ma arvan, et ei ole nagu mõistlik sinna täna panna, isegi pole nagu põhjust, kui eesmärgid tegelikult on hoopis teised. Virves oleks kõige loogilisem, me oleme tegelikult rääkinud ka seda siin, räägime korra üle, et Virves võiks olla justkui kõige loogilisem, kindlasti ta Škodas selle loa saaks ka, et sa võid minna selle M-spordiga sõitma, aga tal on punkte vaja. Kui ta Eestist punkte ei võta, siis on nagu ju, mis asja, ta ei saa seda nagu justkui vahele jätta Rally 2 WRC2 punktide mõttes on ju. Minust on siin veel üks päris loogiline nimi oleks. No ma ei tea, kas sa nüüd pigem saad, kui sa nendest noortest räägid, siis pigem juba Enok, Ei, me vastupidi, see mõttes, et ilmselgelt Toyotal null huvi ja Vaheril anda ralli üks autot, see on ju vara ja rallis ja parem teha. No nii, Eestisse ei tule. Oled sa kindel, et ei tule või?
Just nii, miks ta pole iial käinud, miks ta peaks? Ei, ma ei tea lihtsalt, et punktide seis ei ole nagu maailma parim hetkel ju. Ei ma arvan, ta ei sõida, seepärast ta ei tulegi, et tal on kõik läbi. Et tõmbab, et ei lähe tiitli peale, kui kui juba ütleme Jaapanis ka võib-olla ei tule võitu, ei tule makspunkte. Mis asja, siin on juba vahe ju, minu kiire arvutus ütleb mingi 56 punkti. Seda ta ei tee elu sellest. See on päris raju. Et oleks siin järgmised rallid ma ei tea, Monte Carlo, Hispaania, siis ma saaks aru, aga kui sul on Kreeka, Eesti, Soome, eks ole, siis vaevalt. Aga mine sa tea, asju juhtub, et siin on ära iialit liial. Aga ma ütlen, et aga siin on see, et vahel paneme vaata rahad alla, promootor ka mingi toetab, mis, las paneb. Ei ühte pidi nagu tegelikult, et Toyota ju vabalt võib selle auto anda, pole küsimus, kui promootor ju kinni ka maksab. Et nagu milles küsimus? Aga ma ütlen ausalt, ma ei ole silma jäänud, et mis see seis sellega on. No eks räägime promootorist, et see suurim häda, mida kõik ütlevad, eks ole, on see, et uus promootor, eks ole, ei ole selgunud. Et me oleme... Aga just kui nagu on ju. Ametlikult ei ole selgunud. Räägitakse, et mis iganes investeerimisgrupp, et tõrõ see mingi aprilli alates suu aega. Aga ükskõik, mis tiim ei pealik räägib oma tulevikus, siis on see, et tahaks teada, mis järgmine aasta saab. Et see mõttes, et ta ongi selline. Ja ütleme, et see 27 aasta, kui me tegelikult siin juba aasta-poolteist oleme rääkinud, et tuleb see lõpuks ometi 27 hakkab tulema, on ju uued autod, meeskondasid täis, kõik jutud, siis see 27 hooaeg saab olema selline vaheaasta ikkagi selles sisuliselt, et on küll uusi autosid, uusi tootjaid, aga ja just kui uus promootor ka, siis teeb oma esimesi samme seal. Aga see ikkagi on selle klausliga, tuletame meelde, et uus tootja tuleb, tal on kohustus ühe autoga tulla esimene aasta ja ta ei pea sõitma kogu hooaega kaasa, 28 aastast siis on see nii-öelda kogu hooaja kohustus. Ja lisame siia, et tegelikult ju vahepeal, ma ei mäleta, kas see eelmise ralli ajal oli see uudis välja tulnud, et üks Euroopa autotootja hakkab ka tegema 27 aasta autot. Ja see avaldatakse minu meelest nüüd Jaapani ralli järgselt äkki või? Ei, see vist tuli peale seda. Jah, et see lihtsalt öeldi välja, et on olemas Euroopa autotootja, ma saan aru, mitte erameeskond, vaid tootja, mis minu jaoks oli suur üllatus. Pigem jälle nende 27 aasta autode puhul tundub, et on need erameeskonnad, kes neid pigem arendavad välja. See peab Stellantis olema ju. Mis iganes see peab midagi. See ei saa midagi muud, nagu loogika ütleks. Et seal on Stellantis see, ma olen mitu kord öelnud, et see Stellantis, kus on kõik, eks ole, Peugeot ja Lanciad ja kõik asjad, et ta ei ole ralli maailmas sees, arvestades selle nende automarkide ajalugu, mis loopelid ja mis iganes. Et seal neil on neil on unnik tugevaid brände, millel on pooltel mingi ralli ajalugu olemas ja et nad ei ole raha panustanud rallisse, see on häbi. Et Stellantis, kui see ei ole Stellantis... Ei oskagi väga muud pakkuda tegelikult. Jah, et mingi vahet pole, mis nad tahavad teha. Mul on vahet ei ole, kas see on Citroen, on see... Ei, no ma arvan, et see ikkagi tõenäoliselt tundub, et Lancia on ikkagi rallis praegu neil prioriteet, mulle tundub. Et miks teha nagu teist brändi juurde tuua, kui... samas, vahet ei ole ju, sa võid igaks etapiks panna uue kerega peale uue autoga. Jah, et mis on siis Citroen, Peugeot, Alfa Romeo, Fiat Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, Opel. No selles, et sul on 10 suurt automärki, et see... Ja Opeliga kusjuures, ega neil on ka ju väikene ajalugu ju selles mõttes taga, et neil oli Rally 4 ja kusjuures nad ehitasid ka nii-öelda prototüüp Rally 2 valmis EM-i jaoks, mis muidugi võistlema ei jõudnud, aga tol hetkel Chris Ingram isegi äkki testis seda autot. Aga jah, see nii-öelda production autoks ei jõudnud. Mine tea, nagu ma ütlesin, tegelikult see uus reeglistik annab selle võimaluse, et tõsta uus kere peale järgmiseks etapiks, tee mis tahad. See on need Toyota testid, iga kord on asi on teistmoodi. Ongi. Hyundai tulevik. Vahepeal Võit ütles, et oleme endiselt samas positsioonis, ehk püüame aru saada, missugune 2027 aasta välja näeb. Tahame uut promootorit toetada. See on järgmised 3 kuud väga olulised. Me peame veel aru saama, mis on uue promootori plaanid, mõtted ja missugused näevad täpselt välja sportlikud ja tehnilised regulatsioonid. Wheatley, laias laastus tal mingid ükskõik, Kaspar Ruus tuleb, Evans tuleb, ükskõik, kes tuleb küsima, siis ta võtab see plaadi peale, paneb. Me peame ootama, ikkagi ootame, mis see uus promootor, bla. Ma arvan, ta on seda lauset olematute variatsioonidega rääkinud nüüd viimased pool aastat või üldse Hyundai, kes iganes seal on mingi see, ma arvan, et tuleb see apite puul tuleb, küsitakse, mis on uue plaanis, ta võtab see paberi välja,
ootame siis promootorit ja peame aru saama, mis on regulatsioonid. Kurat see, et natuke mina olen juba murelituks minema, sest meil on Poolast läbi. Seda Rally 2 peaks ka nagu tuunima hakkama väheval juba uueks aastaks, kui sellega on plaan sõita. Õnneks muidugi see Hyundai Rally 2 tundub, et asfaldi peal on päris okei, vähemalt, et nii paljugi, aga kruusa peal vist on asi heast kaugel, et see tõttu seda autot ka nagu väga ei kasutata. Aga ütleme jah, et kui nüüd eesmärk ikkagi nii nagu väideti, et neil ilmselgelt pole enam aega uut autot ehitama hakata, isegi kui see soov tekib, siis seda Rally 2 peaks küll hakkama nagu natukene mõtlema. Võib-olla ikkagi laual juba on ja mõtted on nagu olemas, mida teha sellega. Võib-olla testivad, et sulle sel hetkel, kui see Toyota esimest korda kuskil Portugalis jällegi silmed täivad, siis oli mingi mitu tuhat kilti all juba. Ja mingi müstiline kilomeetrit arvel juba. Ma arvan, Hyundai ka võib vabalt tulla, et tuleme siin kuskil, ma ei tea, metsade vahel oleme juba, eks ole, pande 50 000 kilomeetrit. Ja vaata, kui Hyundai testid on toimunud, Rally 1 testid, siis tihti peale me näinud seda, et päev enne pannakse Rally 2-ga. Väidetavalt siis nii-öelda tehakse refi testi. See on see alati. Et okei, refi testi, vägev. Aga et võib-olla ikkagi seal on mingi muu sisu, mitte. See refi test on üli nagu usutav jutt. Tahtsime refi testi ja siis ma mõtlesime, võtame selle Rally 2. Selge, Terri, hea jutt, vaata. Aga ei saa kui inimene ütleb, siis peab uskuma. Usume. Me oleme heauslikud inimesed ja me tahame uskuda, mida inimesed meile räägivad. Mis veel? Delfi Rally Estonia natuke sai puudutatud, aga formaat siis selline, et kogu ralli sõidetakse ära 48 tunni jooksul. Let's go. Tegelikult päris äge formaat, nagu selles mõttes okei, võib-olla kahju, et see nagu ühtepidi kahju, et see on nagu just Delfi Rally Estonia, sest tahaks seda võib-olla siin kodus nautida nädalaid seda võidusõidumelu, aga iseenesest nagu ülimõistlik 2 käega poolt, et sellist formaati proovida. Jah, mis siis, et võistlejad saavad siis rajada tutvuda teisipäev, kolmapäeval ja soovi korral ka veel neljapäeval. Et laias lasus legendi võid kirjutada, ma saan aru, sinna neljapäev lõunani, siis õhtul, eks ole, teed need promoasjad ära, lehvitad seal rahvale Raekoja väljakul ja mis iganes sponsorikohustused on ja siis hakkame kuumandma, et võetada põnev. Ja siis testikatsa, mis siis reede hommikul ja siis läheb, eks ole. Selles mõttes on see minu eest okei, et see teeme oma testikatsa ära reedel ja hakkame sõitma, et see, et teeme testikatsa neljapäeval, siis on mingi 24 tundi vaikust, on ju see kuidagi alati on see, et ajad juba nagu et pumba saab lööma juba vaata neljapäeval ja siis kuidagi vererõhk hakkab langema, kuigi tegelikult ralli nädalavahetus hakkab, et kui saab juba pumba käima, siis paneme nädal lõpuni ära. Ja selles osas muud vist ei olnud, et jutud ikka Rally Estoniani on ju ikkagi metsikult aega. Metsikult aega, 2 kuud. Et selles mõttes, et on... Tahaks juba seda startlistina, ma tahan neid kõiki Eesti noori seal näha. Kõiki. Ma ei tea, palju meil on, lõputu hulk on meil neid juba, aga ma tahan kõiki neid näha. Ja ma tahan rajuvõistlust näha seal, ma tahan näha Eesti lippe top 5. Jah. Mitte kellegi teisel ei anna kohta. Vots, aga eks nüüd pilgud Jaapan rallile, eks me siin peame vaatama. Häda on see, et päevad altavad kell 2 öösel. Ega me seal öösel ei blogi. Aga ma arvan, et masterplaan, mis võib muidugi alati muutuda, on ikkagi see, et kui hommikul inimene ärkab siis, ja läheb tööle või asjatab, et siis hoiaks nagu blogid päeva teisel poolel inimesi kursis. Aga seal on suur miinus, muidu on kõik tore, et see laupäeval, eks ole, et paar katset hommikul ja siis ülejäänud õhtul, eks ole, tegelikult on üsna okeid ajad, on ju. Pühapäev on selline totter, et kõik asjad toimuvad meie järgi öösel ära ja siis ainult see punkti katse on sellisel, enam-vähem okeil ajal kaheks. Et eurooplastel ei ole liialt mõeldud, et ma saan aru, et seal Jaapani aja järgi värkida tegelikult arvestades, kus need ralli inimesed on, siis nad oleksid seal ka selle päeva natuke õhtu poole lükata Jaapanis. Mis oleks nagu mõistlik olnud, et selles mõttes, et aga nii ta on, aga samas võib-olla me mõtlen siin nagu valge Euroopa mees, kes mõtleb ainult endale, mitte kohalikule inimesele, et ei ole hullu. Ja nii on. Aina rohkem, ma pean möödma, et 2 ralli vahel, ma ei tea palju siin oli, mitte liialt palju nädalaid, aga kuidagi selline, poleks vaherit enokit olnud, ma just saate 20 minutiga ära teha. Ilma naljata, selles mõttes, et kuidagi hästi selline
noh, kõik asjad on lahtised, et see nagu... Jaa, praegu on see tobe olukord hooajas, kus kõik on lahti ja keegi midagi väga ei räägi ju. Et nii see on. Aga tuleb suvi, see läheb kiiresti mööda ja tulebki juba sügis. Mida me ootame, et saaks uudiseid? Ehk siis sina arvad, et võidab Evans, mina arvan, et Solberg, sina arvad, et me mõlemad arvame, et Toyota võtab kolmikvõidu. Jaa. Me arvame, et Jürgenson saab WRC2 kolmanda koha. Jah, näiteks. Ja me arvame, et M-Sport teeb taaskord sellise ralli, et me ei pea neid peapal kordagi mainima. Kahju. Kahju, aga nii on. Isegi ma lugesin seda Milleneri mingit jutte siin nüüd enne seda rallit, no seal ei ole isegi optimismi, ei ole hooaja sees, et laias, nüüd on jutt ja rohkem selline, et tuleb kohale ja sõidame, et ei ole see, et üritame midagi. M-Sport võiks oma eelarvet teits kokku hoida, et Milleneri pole mõtet saatagi sinna ja? Jah, seal võiks olla see presseesinda tuleb, et ükskõik mis küsimus on, siis ta vajab see mati, vaata, vajutab play nuppu, vaata, ja siis on, et arendame ja anname endast parima ja seal võib võtta ju kõik mehed kokku, ilma mehed pole mõtet saata, ega tulemus ei mõjuta. Noh, nemad muidugi ei ole veel läinud all-in sellega, et järgmine aasta hakkame paulutama. Jaa, aga vist nii-öelda modelleeritud see auto vähemalt on uus auto, et nii palju infot oli, et nad on kuskil omadega kuskil valmis, aga kindlasti mitte see, et 27 aastal see auto tuleks, aga nad on tõenäoliselt nii palju teinud, et kui nad seda ehitama autot tahavad hakata, siis on see neil tõenäoliselt, ma ei tea, kuu-paari töö ja see auto on nagu reaalsel kujul prototüübina olemas ja saavad testima hakata, et see osa vähemalt on nagu neil olemas ja tehtud. Millal see, ütleme, Monte-Carlo, ma panen suvaliselt, et Monte-Carlo oleks näiteks järgmise aasta 20. jaanuaril Monte-Carlo ralli, siis sinna on aega 230 päeva, mida on ülivähe. Et selles mõttes, et me siin modelleerime ja teeme ja arendame, aga tegelikult võiks juba midagi laua peal olla. Võt, selline oligi. Ma ütlen, et kurat see ralli see mõttes, et need noored Eesti kutid, see on äge. Päästavad, aga ärme pinged peale pane. Ei pane, lihtsalt uus lööb, let's go! Ja see on nii halb, mulle üldse meeldi, et sellised asjad kuskil ka mingi Dirtfishi peal juttudes ja asjades läbi käivad, mis uus lööb, võtame nüüd rahulikult see. Jaa, ei muidugi. Et see väga halb, ma ütlen, ma olen väga optimistlik alati olnud vaeri osas, aga kui hakkavad sellised jutud, ma ei tea, et järgmine läbi aedade parim sõit ja sa võrdled sellega, see on ebareaalne. Ei, see on veits tobe, jah. Võtaks uus järgmine Latvala või mingi selline normaalne võrdlus, et me ei tea maailma tippu, kohe lööb, et ärme lähe hulluks. Aga eks hulluks minek on osa spordiajakirjandusest. Ja hashtag Jaan Martinson 3. korda shout out. Ja ega meil on siis olnud, et blogime jõudumööda hommikuti Delfis ja peapal võtame ralli kokku tõenäoliselt. Mis kell me teeme peapal? Siis kui sul on vaba aeg. Mina olen olemas. Sina tean küll, et sul jälle tuleb mingi muu vabandused peale. Ma ootan juba järgmist vabandust, miks me peame tegema siin. Ei, see peab, ma olen olemas. Let's go, kuulsite, ma ütlen, see on õige, see on ainu õige. Ja lõpu küsimus siis Roland Poomile, kuidas siis Saaremaa ralliks valmistumine läheb? Suurepäraselt läheb. Panin oma kombepessa. Noh, võtsin kiivri kotist välja, vaatasin, kas on ikka ühes tükis veel. Millal sa viimati sõitsid autoga 160 kilomeetrit tunnis? Ma ei saa vastata sellele. Ei saa vastata. Liitluspõitsid Eerse Raudset oligi jälle siin Tallinn-Tartu maantel või Tallinn-Narva maantel. Ma ei saa vastata. Aga ralliautos viimati istusin detsembris. Mingi väikse testid ka, et kuidas kätt soojas hoida. Ma mõtlen lihtsalt, et kuskil kas või Lääne-Virmaal lähed kuskil tõmbad mingi sõbra põllu peal korraks. Jaa, niimoodi või? Kui testi teha, siis ikka üks päris ralliautoga teha, et vaatame, äkki kuskil midagi saab sõita ikka see aasta. Mine tea. Rahvarallile? Ei, rahvarallit ma ei viitsi sõita. Kusjuures, see nädalavahetus Kose rahvaralli, pidime ralliraadiot tegema, aga näed, rahvaralli ei saadud kokku ikkagi seda asja seal. Jama ju. Jah. Võt.
need küsimused ka siis tehtud. Et Road to Saaremaa on siis asi, millele... Mul on hea meel, et sa nagu hoiad vaata kogu aeg kätt pulsil, et muidu ma ise olen tegelikult unustan ära juba selle, et ma pidin minema. Aga Jaan, et sa tuletad meelde, et siis ma jälle nüüd lähen koju, hakkan mõtlema, et vaata, mis mu järgmised sammud peaks olema, siis jälle järgmine ralli tuletad meelde, siis ma vahel mõtlen, et okei, ma ei teinud midagi vahepeal selle nimel. Et siis ma jälle hakkan nagu mõtlen, et okei, peaks midagi tegema. No ma ütlen sama, kui lööb tõeks mingil etapil, MM-etapil Racers tihad, nüüd samamoodi Roland Poom teeb Saaremaal, tuled seal, kõik on juba valmis, Elevil. Trükkige Delfi kleepsud välja juba, suur Delfi logodega auto tuleb. Uues käik. mis see, kurat, veel pole vaene meediamaja, sina oma rahad eest pane ikka uues käik. Ma ise samas paadis teiega, et paneme siis niisama, noh. Paneme niisama. Ei, ma uues käik nüüd sitti tulla suurelt. Jaa, muidugi. Teeme ära, kogu külg. Aga see oli see Nordsaade, ma võtsin kõllis, sa siis tervitame Keila ja Kadrina rahvast. Ei, sa tervita ühte inimest konkreetselt lõpetuseks. Vau. Lihtsalt. Väli ise. Tervitan ühte, jube keeruline on ühte inimest valida. Ma väli. Tervitan Kasper Ruusi. Väga hea, super. Ja see oli see Nordsaade ja kuulmis eri. Kuues käik.